Väiksena mõtlesin, ma saan astronaudiks ja lähen seiklen kaugetel tähtede vahel. See mõte, et inimkond läheb taevasse ja tähtede vahel seiklema kunagi, et Elon Musk näeb selle juures praegu väga palju vaeva, on minu arust väga kütkestav. Ma mäletan, kui ma olin algkoolis ja õpetaja ütles meile, et kõige eredamad tähed, mis taevas on, ka nendelt jõuab valgus meieni umbes 200 aasta jooksul. Ja mitmed aastad hiljem, kui ma hakkasin juba rohkem lugema ulmeraamatuid, vaatama ulmefilme, sain ma aru, et mulle meeldib aru saada, kuidas maailm töötab, et pisiasjadeni välja, et miks on puit kõva ja miks on kuum pehme. Ma kõike seda soovisin teada ja lisaks kosmos tundus ülimalt äge mulle. Ja selleks ma läksingi Tartu Ülikooli füüsikat õppima. Ja miks just Tartu Ülikooli on sellepärast, et kui ma tahtsin arendada kosmosetehnoloogiat, siis kõige loogilisem valik ongi minna kohta, kus tudengid seda juba teevad ja SQ1 oli täpselt sel ajal just kosmosesse minemas, kui mina nüüd ülikooli astusin. Bakalaureuse õppisin füüsikat, et saada maailmast paremini aru. Magistris õppisin arvutitehnikat, robootikat, et rakendada oma teadmisi uute asjade leiutamises. Ja nüüd ma olen tagasi füüsikadoktoris. Ma siis tegelen kaamera väljaarendamisega ja ma olen vastutav selle kaamera eest. See tähendab, et ma olen selle süsteemi insener. Näete, seal vasakul pool on SQ1. See on imeväike. Me seda nimetatakse nanosatelliidiks. Me ehitamegi praegu kaamerat, mis mahuks täpselt sellise satelliidi sisse. Peale selle, et me füüsikat õpime, on ka meil õnneks vaba aja veetmise võimalusi. Siin praegu observatooriumis oleme meie fushboy laua juures, mis on lõunapausi ajal väga tore mängumaa, et saame oma tiimisiselt arved klaarida siis fushboy mängiliselt, ei pea füüsiliseks minema. Füüsika annab sulle aru saama, kuidas maailm reaalselt töötab. Kui sa lähed sinna kvantmehaanikani välja, siis saad aru, et maailm on veidram, kui me nagu võiksime arvatagi. Kui sa õpid füüsikat, siis sa õpid hästi suure ampluaa aineid. Nagu ma saan aru, mis reeglid on, mis maailma juhivad. Ja siis ma oskan neid reeglid ära kasutada selleks, et teha midagi lahedat, luua mingeid uusi lahendusi. Ja ma tahaks seda tulevikku nagu lähemale tuua, et 5 aasta pärast äkki on siis Marsil ka siuke väike linnake. New York, mis iganes, New Washington. Kas minu elu jooksul jõuame nii kaugele, et me saame aru, kuidas asjad reaalselt töötavad, aga füüsika töötab selle kallal. Ja see ongi, et kui sa oled, ütleme, et sa oled teoreetiline füüsik, siis sul on kasu kvantmehaanikast ja niisugustest ainetest. Isegi kui sa ei tegele enam füüsikaga, vaid sa lähed näiteks robootikasse, sa lähed IT-sse, sa lähed ärianalüütikuks või sa lähed ükspuha kuhugi mujale, et annab sulle väga hea vundamendi. Sul on arusaam maailmast, mida teistel ei ole.